Tere, tere! Tere mõnusat esmaspäeva. Jällegi on käes kohvipausi aeg ja ma ei ole täna üksi, mul on külaline ja mul on külas Iti Ots, kes on toitumisterapeut, toitumisnõustaja, personaaltreener ja eelkõige ta aitab naistel leida tasakaalu toitumises ja parandada suhet just toidu ja iseendaga. Ma kutsusin Iti siia sellepärast, et ma näen iseenda pealt ja ma arvan, et ma ei ole ainuke, kes tegelikult näevad vaeva selle toitumisega. Ja eriti, kui me siin kodukontoris täna teeme tööd, siis mina julgen öelda, et ma söön hommikul ja siis ühel hetkel avastan pärast lõunat, et vahepeal peaks vist ka nagu sööma. Ja siis sa lähed, sööd nagu emotsioonide najal midagi sealt kapist ajad endale sisse, siis mõtled, no oli mul kõike seda vaja. Et mul on väga hea meel, Iti, et sa tuled natukene valgustad meid, kuidas siis oleks edasi, et ma terve päeva saaksin ikkagi energiliselt mööda aetud, mitte niimoodi, et ma lähen ajan võib-olla hunniku süsivesikuid mingi aeg sisse, siis mõtlen, ma nüüd magaks, tühja see töö. Tere, armsad virtuaalsed assistendid ja aitäh sulle, Õnnele, et sa mind kutsusid rääkima eriti olulisel teema, mis on siis energia hoidmine just tööpäeva jooksul. Ja tegelikult meie energiat mõjutavad mitmed asjaolud. Juba esiteks meie uni, kuidas on meie energiatase üleüldiselt, et kas meie enda tass on näiteks täis, liikumine, tegelikult terviklikult selline vundament, et toitumine on ainult üks osa sellest, kuigi me võtame täna fookuse selle söömise peale, toitumise peale, aga meil tuleb ikkagi jälgida ka teisi faktoreid, mis mõjutavad meie energiat, et kas me lähme õigel ajal magama või me näiteks õhtul teeme veel mingit meile kirjutame või teen kiiresti mingi asja ära ja siis see mõjutab mind järgmisel päeval, sest ma varastasin tegelikult enda une arvelt ja teatavasti, kui meie vundament on tasakaalust ära, siis meil tekivad isud, meie süütenöör on palju lühem, me reageerime näiteks oma partneri peale, oma laste peale ja ükskõik, mis see siis on aga toitumisega me saame hästi-hästi palju tegelikult mõjutada seda, kuidas me päeva jooksul ennast tunneme, et kas me näiteks jääme uniseks, kui me oleme lõuna ära söönud või kuidas meie see toidu regulaarsus ja toidukorrad üldse on, et ääretult äge on teile seda teemat siia jagama tulla. Kuidas sina üldse jõudsid selle teemani, et hakata toitumisest rääkima ja inimesi aitama sel teekonnal? Minul on selline isiklik kogemuslugu, kus ma tahtsin, nagu me kõik naised tahame olla peenikesed ja need 5 kilo alla võtta, aga ma läksin ise kuidagi hästi äärmuslikuks sellega, et ma olen kunagi varem hästi palju erinevaid dieete teinud, pidanud ja ma tegelikult enda toitumise või elustiiliga kahjustasin enda tervist nii palju, et ma kadus tegelikult menstruatsioon 8 aastaks ära. Ja siis ma läksin sinna taastumisperioodi, kus ma siis läksin ka toitumist õppima ja ma sain aru, et mul ei olnud ainukesena see mõtteviis, mis oli pigem nagu ennast hävitav, et ma tahtsin nii tervislik olla, mis tegelikult tegi mulle lõppkokkuvõttes kahju, kuid ma lihtsalt näen seda, et nii paljud naised on seal dieedi mõtteviisis ja samas on see, kus toit kontrollib ja on erinevad hirmud seoses söömisega. Ja tegelikult seda saab teha ka niimoodi, et tunneme ise ennast hästi, me ei pea kartma midagi, me ei pea äärmuslikke asju, süsivesikud näiteks menüüst välja täielikult võtma või see toite keelama või piirama, et ma olen olnud selline perfektsionist ja ma olin ka toitumises ja tervises siis hästi perfektsionistlik, tegin hästi nagu kõike all in, aga meil saame leida selle mõnusa tasakaalu seal keskel, kus me saame süüa vahepeal šokolaadi või oma lemmikjäätist, aga samas see 80% näiteks see toitumine oleks siis meid toetav, energiat hoidev, et me tunneksime ennast hästi. See on see tunne, ja sa ütlesid jumala õigesti, et väga paljud on selles, et ma ise olen ka seal olnud, ja kusjuures minu meelest, mis on üks huvitav asi, on see, et kui kõhnemad inimesed räägivad, et nemad hakkavad toitumist jälgima, siis vaadatakse neile viltu, et sul pole ju vaja mitte midagi alla võtta. Ja see on hästi huvitav ja siis mina olen kogu aeg mõelnud, et mina ise ju tunnen, et ma pean toitumises midagi muutma, et mul ei ole hea olla. Kuidas seda alustada just eriti, kui sul ongi võib-olla kiire elutempo ja kui me siin kodukontorites hästi istume?
väga hea teema ja minu meelest on see hästi oluline, et tegelikult me ei peaks ju sööma tervislikult sellepärast, et kaalust alla võtta, et mina teen ka enda toitumisprogrammi või üldse õpetan tasakaalus tervislikku veresuhkrut tasakaalustavat toitumist, et me näeksime kaugemale kui see kaalulangus. Sest et kuidas me tunneme ennast igapäevaselt, isegi kui on kõhna inimene, tal ei ole vaja kaalu langetada, aga ta tahab tunda ka ennast energiliselt, et tal oleks näiteks nahk korras või terved juuksed või see, et ta toitub sellepärast, et ma tahaksin 70-80 aastaselt oma lastelastega jalgpalli näiteks mängida, on ju. Et need on erinevad need põhjused, et miks me päriselt võiksime tervislikult toituda ja see on puhtalt sellepärast, et tervislik toitumine mõjutab meid juba raku tasandil. Et see, et kuidas keha rakke moodustab, et ta moodustab ju nendest toitainetest, mida me sööme või mida me söömata jätame ja näiteks ka energia tootmises kasutatakse ka ju samamoodi toitaineid. Et kui me neid toitaineid ei saa, siis me näiteks tunnemegi ennast väsinuna, jõuetuna, mul ei ole energiat, ma pean tegema mingeid asju pealt tahtejõu pealt, et tegelikult naised, see ei ole normaalne, kui näiteks, kes käivadki veel kontoris näiteks tööl ja sa õhtul jõuad koju ja sa oled nagu nii väsinud, nagu tühjaks pigistatud sidrun, sa kukud diivani peale sinna diivani sisse ja sa ei tõuse sealt näiteks järgnevad paar tundi, et meil võiks olla ikkagi seda eluenergiat või seda energiat ka näiteks pärast, ma ei tea, õue jalutama minna või lastega tegeleda, et kui sul on nagu nii suur väsimus juba, siis sul tuleb üle vaadata enda vundament, et mis seal nagu tasakaalust ära on, et mis seda nagu mõjutab, et miks sa oled nii väsinud. Aga kui läheme nüüd et arvestades meie aega, siis et mida siis teha seda, et me tunneksime ennast hästi energiliselt, siis kui kõik algab juba tegelikult nagu hommikust. Et ma saan aru, et osadel ei olegi sellist tunnet, et nad tahavad võib-olla kohe hommikus süüa, et sa ei peagi. Aga oluline on see, et kui võtta nüüd see toitumine fookusesse, et me sööksime selliselt, et me ei tekitaks endale ise isusid juurde või energialangust. See tähendab seda, et meie toitumine võiks olla selline, kus me sööksime veresuhkrut tasakaalustavalt. Mida see tähendab? On see, et me ei sööks näiteks hommikul, ma ei tea, tühja kõhu peale kohe mingisugust saiakest näiteks või mis ongi, kui meil ongi kiire, et ma haaran kähku ühe saiakese ja mingi kohvi on ju, et see on selline mõnus kiire amps, et päeva alustada, kuid tegelikult on see, et see loob meile hiljem energialangust, et kui me räägimegi veresuhkru tasakaalust ja kui me alustame hommikusööki hästi veresuhkru tõstva hommikusöögiga, mis näiteks võib olla ka nii-öelda selline tervislikum, näiteks pudermoosiga, kus puudub täielikult valk, head rasvad, sa sööd ainult süsivesikuid näiteks, siis sul tõuseb veresuhkur sellest pudrust nagu järsku nii kõrgele ja siis see kukub nagu uuesti alla tagasi, siis meil tekib see väsimus, meil on kõht on tühi, näiteks see hommikusöögi ei hoia sul kõhtu täis 2 tundi, hoiabki kõhtu täis ainult 2 tundi, et hommikusöök võiks hoida meil kõhu täis näiteks 3-4 tundi kindlasti. Et kui see on selline tasakaalus, kus on valgud, rasvad, süsivesikud, kiudaineid näiteks, et idusid lisada või lehtköögivilju, et see, kuidas me juba päeva alustame, et see on juba hästi-hästi oluline, et see hommikusöök oleks tasakaalus, kus oleksid valgud, naised võiksid minu hinnangul süüa minimaalselt 20-30 grammi valku hommikusöögiks juba, mitte ainult tähendab smuutid banaaniga või mingit puuvilja ka, et see puuvilja on täpselt samamoodi tervislik, me ei räägi nagu sellest, et toidud on head ja halvad, absoluutselt mitte, aga see, kuidas me toite tasakaalustatult sööme, et see mõjutab meie energiat hästi palju ja meie veresuhkrut tasakaalu, isusid, kõike, et hommikusöök võiks olla pigem selline valgurohkem ja naistele eriti just ka 20-30 grammi valke võiks see sisaldada, see võib olla mingi munaroog. Kui sa söödki putru, mina söön täpselt samamoodi, ma klopin pudru sisse näiteks 2-3 muna ära, lisan sinna veel kanepiseemneid näiteks või oma lemmikpähkleid või pähklivõid, ja
marju peale, on ju. Et see võiks olla selline tasakaalus, see võib olla ka võileib, aga sellisel juhul, et sa jälgid seda, et seal ei oleks ainult 1-2 viilusinki, mis on ainult alla 10 grammi valkaga, et sul oleks näiteks seal ka, ma ei tea, omlett näiteks kõrval on ja siis sa sööd selle ühe näiteks sepiku või leivaviilu on ju. Et sul oleks seal hommikusöögis juba häid rasvu, valkusid, kiudaineid, et see hoiab sinu energia stabiilsena 4 tundi vähemalt ja sa ei pea vahepeal näksima, sa ei pea vahepeal tundma seda, et sul tekib energialangus ja unisus või ükskõik, kuidas sinu keha reageerib siis sellele, kui sul veresuhkur järsult nagu langeb. Ja mida me tavaliselt teeme, et kui me tunnemegi seda väsimust päeva jooksul, siis me tapame seda nii-öelda kohviga. Et siis me joomegi päeval, ma ei tea, 3, 4, 5 tassi kohvi, sellepärast, et meie toitumine tegelikult on tasakaalust ära või me ei ole pööranud oma vundamendile tähelepanu. Ja no see on selline mõnus nõiaring, kus kogu aeg olla. Et kui me ei pea kohe, ega minul on ka samamoodi, et plaks silmad lahti teen, et ma ei söö näiteks ka kohe hommikust, et mulle meeldib näiteks hommikul kas või jalutama minna 20-30 minutit, võtad endale selle aja, käid jalutamas, tuled koju ja sööd. Võib see hommikusöök olla hiljem näiteks 9-10 ajal, sa ei pea kohe hommikul kell 7 sööma, aga oluline on see, et sa sööksid tasakaalus täisväärtusliku söögikorra, mis hoiab sul kõhu täis siis 4 tundi näiteks, sa ei pea vahepeal näksima ja siis, kui tuleb lõunaaeg kätte, siis sa sööd ka, kõht läheb tühjaks, konkreetselt kõht läheb tühjaks, me ei ignoreeri seda tunnet, et tühja kõhu tunnet, vaid siis sööd ka juba tasakaalus näiteks lõunasöögi ja see päev läheb järjest niimoodi edasi. Ma kohe nüüd küsin siia vahele sellist asja, et see kõige tüütum asi, mis tavaliselt igasugustes toitumiskavades on see kaalumine. Siis sa kogu aeg mõtled, et kas nüüd on õigesti. Kuidas sinul see seisukoht on, et võtame kaalutigi ja kaalumegi kõik asju või on kuidagi võimalik mõistlikult ja lihtsamalt ka seda toimetada? Mina isiklikult õpetan enda toitumisprogrammis toitu kaalumata toitumiskavadeta söömist. See tähendab seda, et ma annan selle õnge, kuidas inimene saab ise endal selle toidu tasakaalus toidukorra koostada, et ma annan need toiduainete grupid, valgud, rasvad, süsivesikud ja mina ei ütle ette, et mida osaleja sööma peab, sest et ta teeb ise enda maitse-eelistuste ja tunde põhjalt selle otsuse, valiku, mida ta siis konkreetselt sellel päeval sööb. Ja muidugi tõsi on see, et meil võiksid olla portsjonid või kogused mingis mõttes paigas, aga me ei pea seda salatilehte või kaaluma niimoodi, et numbreid peensusteni lõhki ajama. Tõsi on ka see, et toidu kaalumine lühiajaliselt õpetab meile sellist toiduteadlikkust, et me saame aru, et issand jumal, et kui ma päriselt nagu sööngi selle ära, et ma ei teadnud, et see 700 kalorit näiteks on, mida ma olen kogu aeg teinud, et see lühiajaline teadlikkuse mõttes, et teadlikkust endal tõsta, aru saada, kui palju toiteenergiat meile annab, et see on täiesti tervitatav, et me vahepeal näiteks kasutamegi toidukaalu selleks, et aru saada, kui palju siis toit energiat annab. Aga mina ei ole seda usku, et me peaksime tegema seda terve elu või kogu aja. Ma olen ka kunagi varem 2 aastat järjest toitu kaalunud, no see on ikka väga tüütu. Viimased 5 aastat ma ei ole seda teinud. Aga mida mina teen, on ka, et mida ma ka enda programmis nagu jagan naistele, et me võime teadlikkuse mõttes kontrollida näiteks mingeid portsjoneid, et mina teen seda samamoodi. Ma ei keeda näiteks putru niimoodi, et ma valan lihtsalt pudruhelbeid potti. Ma tean enda portsjonit, mitu grammi see on ja ma kaalungi ainult näiteks kuivaineid, süsivesikuid, et olla teadlik siis sellest portsjonist. Et ma tean, mis mu pudruportsjon on, kaalun selle ära ja ülejäänud läheb kõik teadlikkuse põhjal või siis tunde põhjal ja ma ei kaalu rohkem mitte midagi. Ma ei sisesta mitte kuskile, aga näiteks jah, minul on jäänud see harjumus või vajadus selleks, et mul oleks teadlikkus, kui suured mu portsjonid on, et siis ma kaalun näiteks kuivaineid, et näiteks riisi, tatart või pudruhelbeid, aga kui ma teen ka näiteks 4 toidukorraks või kogu perele näiteks süüa, siis ma tean enam-vähem nagu, mis on meie kõigi portsjonid, arvestan
on kõigile ühtlaselt ja siis mul ei meeldi toitu ära visata, sellepärast ka, et alati, kui me keedame potitäie tatart, siis midagi jääb järele, peab ära viskama. Ja sellepärast mulle meeldib ka seda teha, et mul toit on nii-öelda, see portsjon on paigas, et ma ei pea sööki ära viskama ja pärast siis silma järgi ma võtan sealt potist, näiteks kui ma teen mõttes selle 4, siis ma võtan enda portsjoni sealt taldrikule. Pärast me ei kaalu mitte midagi. Et see on ainuke viis, kuidas mina toidukaalu praegu kasutan ja soovitan kasutada, kuid tõsi on jah see, et kui me kasutame erinevat toitumiskavasid või MyFitnessPalli, siis see toidu kaalumine on selle juures ainuke viis, aga seda ei pea tegema, saab ka teisiti. Saab palju lihtsamalt, kus see toidu kaalumine ei tekitaks stressi, sest et mina ütlen alati ka, et on 2 tüüpi inimesi, kes on need kunstnikud, kes on loovad, intuitiivsed, neil ajab igasugune näpuga järje ajamine, toidu kaalumine ajab totaalset stressi. Nad lähevad juba stressi sellepärast, et nad peavad seda toitu kaaluma ja kui me oleme stressis, siis meil nagunii kaal ei lange, eks. Aga siis on teist tüüpi inimesed, kes on need raamatupidajad, nemad tahavad kõike teada, mitu grammi on, mitu kalorit on ja siis on nende jaoks on see turvaline või selline mõnus või loomulik, et nad vahepeal näiteks kontrollivad või kaaluvad, et siis see on nende jaoks nagu sobilik, et me peame nagu mõistma ka seda, et mis tüüpi inimene me ise oleme. Söömine ei tohiks meile tekitada stressi. Vahet ei ole, mis söömisviisi te näiteks teete, kas on toitumiskava, kas te kaalute toitu, et kui see tekitab sulle stressi, siis muuda seda. Ja ma saan aru, et kui me nüüd ikka korralikult niimoodi sööme, nagu sa ütlesid, kõiki asju parasjagu, siis me ei tunne seda väsimust ja meil ei ole ka neid emotsiooni söömisi ja magusaisusid, on ju? Ei ole jah. Okay. Et kui see toitumine on tasakaalus ja selles mõttes nagu regulaarne, et mis panebki meid näksima, minu kogemuse põhjal on ka see, et mul on varem ka erinevad teie klubist olnud erinevad virtuaalsed assistendid mul kursusel, mul on, ma võin 10 tükki vist varsti peaaegu nimetada, et näiteks üks neiu viimane kord oli ka see, et tal oli nagu selline tunne, et ta sõi nagu ära, sest tal oli enne lõunat pidi näksima. Aga see näksimine tegelikult tulenes sellest, et see toidukord number 1 ei olnud tasakaalus. Number 2 oli see, võib-olla see ei olnud piisavalt energiat ja võib-olla see oli ka liiga veresuhkrut tõsta, kus ei olnud näiteks piisavalt valkusid. Et see oli nagu see põhjus, kui ta selle endal selle toiduga ära tasakaalustas, ta kirjutas mulle tagasisideks või jooksvalt, et ma ei näksi enne lõunat enam. See oli puhtalt nagu selle pärast, et tal oli 4 tundi kõht täis, tuli toidukord ja siis ta lõunasööks, ta sõi nagu lõunasööki. Ja kui lõunast rääkida, siis minul isiklikult on see, et ma tahaks nagu seda, et mul valmivad toidud niimoodi, et 5 minutiga. Ma ei taha kulutada keset päeva aega, kus ma teen pool tundi või 45 minutit endale toitu. Ja mis aitab on ikkagi natuke näiteks pühapäeval, näiteks eile, mina täpselt samamoodi, mul tuleb homme veebiseminar, ma ei tee täna õhtul süüa ja ma arvatavasti ei tee ka homme õhtul süüa. Ma tegin siis eile natukene rohkem, ma küpsetasin terve kana ja ma kasutan seda kana siis valguallikana täna ja homme täpselt samamoodi, et meil tuleb natukene ette mõelda. Ma soovitan teil ka, et kui te töötate kodus, ma töötan ise ka mingitel päevadel kodukontoris ja ma ei viitsi pliiti tööle panna, ausalt ka ma ei viitsi. Ja mul on ette siis mõeldud või valmistatud või varutud. Mul on alati minu toidukorrad keerlevad ümber selle, et mis on see valguallikas. Et kas mul on näiteks kana ette valmistatud või kasutan midagi muud. Mis on hästi hea lahendus veel kiirelt valguallikaid kasutada, näiteks tuunikala kasutada. Et Rimi tomatikastmes tuunikala on okei, või tuunikala vees näiteks. Et ärge ostke päevalilleõlis, aga vees. Te saate sellest nagu väga hea variandi, mida kasutada. Mis on veel, on tohvut näiteks, saab otsa lõigata, kes ei taha näiteks loomset valku, on tohvu, on kohe variant. Võib jah, et kala näiteks on sul veel mingid variandid kodus, kaunvilju kasutada, et minul on ka tihti lugu, et kui ma kasutan, on see, et kaunviljades on nii süsivesikud kui ka taimsed valgud, et kaunviljad loputad ära, need on sul pakendis ja saad selle kiiresti sinna taldrikule panna, et siis ma mõtlen ka seda, et mis on need kiudained, et hapendatud kapsas näiteks näputäie, näiteks Rimis on pestud salatid, ma ei tee mitte kunagi salatit seda, et ma hakin endale salatit, ma ei viitsi, ausalt ka ei viitsi. Ma võtan näpuga sealt pakist salatit, panen taldrikusse,
ja ma saan oma kiudained ja oma rohelised toitained kätte. Et mul on olemas see valk, siis ma teen mingisuguse kiire salatilise sinna kõrvale või on see, et tõesti, et ma panen pliidi tööle ja kasutan külmutatud köögivilju, kus ma ongi vokisegu või mingi brokkoli, et see saab ka 50 minutiga valmis. Ja siis näiteks isegi kui süsivesikutest rääkida, et mis põhjustab meile üldse unisust, on lihtsalt süsivesikud. Kui süsivesikud on tasakaalustamata, siis need loovad meile unisust. Ja see süsivesik võib olla selline tagasihoidlikum siis, et mitte et süsivesiku dominantne toidukord, aga võib ka, mina kasutan ka, et lemmikleib, üks viilleiba näiteks avokaadoga või hummusega sinna juurde ja sul ongi nagu täisväärtuslik toidukord olemas. Et isegi sul ei pea seal olema, või sul on tatart näiteks ette keedetud või natukenegi riisi, siis kui sa tahad süsivesiku allikat kasutada. Kuid jaa, mina isiklikult olen väga laisk toidutegija, ma ei viitsi kokata, aga ma tahan tervislikult süüa. Mulle väga tundub, et meile kõigest asjast, mida sa räägid, jube lihtne kõik, aga me oleme ikkagi maast madalast tegelikult nagu õpetatud kartul ja kõik sellised toidud on ju, et see on okei, et peabki niimoodi sööma. Praegu ma tunnen, et sul viskad kuskilt midagi külmkapist kokku, sul on niisugune värske salat, ta on külm, aga me oleme harjunud nagu sooja sööma. Ja see on ka täiesti okei ja sa võidki 50 minutiga endale panni peale ka sooja toidu valmis teha, aga see eeldab seda, et sul võib-olla on nagu midagi ette tehtud. Aitab hästi palju see, et sa teed rohkem toitu ja siis sa järgmisel päeval soojendad seda, näiteks eelmise päeva õhtusööki soojendad ja siis teed õhtuks siis kogu perele. Et sa teed teadlikult rohkem toitu, kui sa töötad kodukontoris, et sa saad eelmise päeva õhtusöögi näiteks soojendada ja siis sul on ka toit olemas, et sa ei pea aega kulutama selleks, et sa hakkad nullist mingit toidukorda endale looma. Et need ongi lihtsalt need nipid, et ettevalmistus natukenegi läbi mõelda, aga see on puhtalt meie enda heaolu pärast, meie enesehool. Ja kui me jätame toidukorrad vahele, mis juhtub siis, kui me ignoreerime seda, et lükkad edasi või see, et ma lõpetan veel mingi asja ära või ma ei viitsi, siis kui sa ükskord sealt arvuti tagant püsti tõused, sul on nii suur hundinälg, et sa teed külmkapi ukse lahti, et sul on selline tunne, et ma sööks kõik ära. Ja tõsiasi on ka see, et isegi kui sa teedki siis enda, kas siis, ma ei tea, hakkliha, kaste, kartuliga, see on täiesti normaalne söögikord, see ei ole halb toit. Et sa sööd selle, näiteks teed õhtusöögi endale ära ja siis sul ei teki seda tunnet, et nüüd on nagu söömisega kõik, sul ei teki seda mõnusat küllastustunnet ja siis jääb miskit närima, tahaks veel midagi, tahaks midagi head. Või ongi see, et kui sa enne, kui sa toitu valmistama hakkad, siis oled vahepeal juba paki küpsist näiteks ära söönud, sellepärast sul oli nii suur nälg. Et meil tuleb lihtsalt teadlik olla sellest, et kui me jätame toidukorrad vahele, kuidas meie keha reageerib. Keha tahab energiat saada ja vahet ei ole, kui sul on silma ulatuses, siis mingisugune mõnus snäkk või ükskõik küpsisepakk, siis sa ei suuda sellel hetkel teadlikult mõelda, et ma nüüd peaksin endale tasakaalus toidukorra koostama. No way, sa sööd selle küpsisepaki ära, sest sul on kõht on lihtsalt nii tühi. Ja see ongi see miinuspool, et kui me ei hooli endast piisavalt, siis õhtul on see ülesöömise tagajärg. Ja nüüd, kui kõike seda juttu kuulan, see on nii huvitav, sinna võib tunde rääkima jääda. Ja ma ikkagi mõistan seda, et nii nagu iga asjaga on see, et sul on oluliselt lihtsam teha kõiki neid asju siis, kui sul on oma miks selge, miks sa seda päriselt teha saad. Kui nüüd keegi tundis, et ta tahab süvitsi minna asjaga, kuidas tal on võimalik sinuga ühendust võtta või on mingisuguseid kursuseid, teemasid. Me jagasime juba sinu homset 5 sammu, kuidas isud kontrolli alla saada webinari linki, et kas on veel mingid võimalused? Ja, et homme on mul taaskord veebiseminar, et 5 sammu, kuidas isud kontrolli alla saada, aga järgmisel nädalal 19. mai ma alustan siis uue grupiga, see on juba 11. 8-nädalane toitumisprogramm. Ja päriselt, kui sa tunned huvi, et
number 1, sa tahad enda suhet toiduga parandada, sa tahad saada vabaks toitumiskavadest, toidu kaalumisest, erinevatest dieetidest, tahad teadlikumalt õppida sööma, et kui sa lähed näiteks Rootsi lauda puhkusele, kui sa oled kodust väljas, lähed sünnipäevale, et kui sa sööd selle ühe koogitüki või lähed ämma või äia sünnipäevale, siis see üks nädalavahetus ei löö sind näiteks rivist välja, vaid et sa lähed uuesti oma tasakaalus tervisliku söömise juurde tagasi. Et ma räägin seal hästi erinevatest vaatenurkadest, esiteks sellest, et me hakkaksime iseenda vundamenti looma, et kus me tunneme siis seda, et me ei varasta une arvelt, vesi, liikumine, toitumine ja sisemine miks, et paneme paika enda sisemise miks, et miks ma seda päriselt teha tahan, et kui ma päriselt tean seda südamest, et ma tahangi 80-aastaselt veel ringi reisida, elu nautida, et mul oleksid oma jala pealt tulen voodist välja, siis see on nagu väga suur miks tervislikult süüa, mitte siis ainult kaalu langetada. Ja need esimene 4 nädalat ongi see, et kus ma õpetangi seda teadlikku veresuhkrut tasakaalustavat toitumist, et sul ei oleks isusid, et sa tunneksid ennast energiliselt hästi ja muidugi osadele ka mõjub see, et kui nad hakkavad oma toitumisel tähelepanu pöörama, siis ka peegelpilt paraneb ja see enesetunne, enesekindlus tuleb selle juures. Ja siis, mida mina ka puudutan, on see emotsionaalne söömine, et ma lähenen läbi toitumise, läbi mitme tasandi, kehatasand, alateadlik meel, harjumused, et ma tean küll, kuidas tervislikult toituda, aga ma ei toitu. Ja siis on ka see emotsionaalne söömine, emotsionaalne pool, et kust tulevad need emotsionaalsed isud, miks nad tekivad, kas need tulevad sul lapsepõlvest, sellest, et sa oled väsinud, on need sellised pinnapealsemad, et sa oled väsinud või sa ei viitsi või ongi see, et sul näiteks on midagi muud seal taga, et mis paneb sind emotsionaalselt sööma, et kus su enda vajadused on tegelikult täitmata. Ja mul tuleb ka koostöös on toitumisterapeut ei ole, ta on lihtsalt terapeut, et kes on hinnasööta, me tuleme ja selgitame siis välja täpsemalt need grupi nõustamise või grupiteraapia toel, et mis on need meie sisemised põhjused, miks ma näiteks emotsionaalselt õhtul üle söön, kui ma olen kurb, kui ma olen väsinud, kui ma ei tea, ükskõik mis emotsioon või tunne seal taga on. See on ja nii oluline, et sa saad aru sellest miksist, sest et ma olen ka oigu palju kordi mõelnud, ma nüüd hakkan korralikult sööma, et ma teen seda teatud aja ja siis ma jälle ma olen seal kommikausis ja istun, ma ei tea kus kohas, et see läheb nagu paigast ära ja siis mulle tundubki, et see 8 nädalat on juba piisavalt pikk aeg, kuidas sa juba saad mingisugused harjumused ja koos grupiga tegelikult võib-olla seda teha, siis sa näed, et sa ei ole üksi selles. Ja, et see on nagu hästi huvitav, et mu kursused on läbi käinud juba üle 300 naise või 300 naist nüüd tuleb kokku ja hästi huvitav ongi just näha nagu seda, et mis kellegil nagu on. Ja nagu sa ütlesidki, see miks, et mis meil hästi palju jääb tegelikult ka tagaplaanil on see iseenda väärtustamine. Kõik algab enda heaolu, enda vajaduste väärtustamisest. Kui ma lasen üle iseenda heaolu ja ma ei väärtusta enda energiat, enda tervist, ükskõik mida, siis millest me siin räägime, et meil tuleb alustada paika panna juba see, et minu enda vajadused, minu energia, minu tervis on piisavalt oluline selleks, et ma teeksin neid samme igapäevaselt. Et see igapäevane selline väike järjepidevus on kõige olulisem. See, et ma teen selle tasakaalus hommikusöögi, tasakaalus lõunasöögi, sellest ei juhtu mitte midagi, kui ma käin vahepeal sünnipäeval, nädalavahetusel või sõpradega väljas või lähen mehega kinno, sellest ei juhtu nagu mitte midagi, loeb see 80% see igapäevane tervislik tasakaalus toitumine selleks, et ma oleksin terve ja õnnelik ja elaksin terves kehas terve elu lõpuni. Et ma ei peaks, ma ei tea, tablette sööma või mis iganes, et mul on kõrge kolesterool või kõrge vererõhk ja mis on erinevad need probleemid, mis seda põhjustavad. Super, aitäh, Iti, et sa tulid. Mul on niisugune tunne, ma lähen praegu poodi idusid ostma. Mul on niisugune idude isu. Idusid saab väga lihtsalt ise teha. Mina teen ka. Olen näinud, et sa jagad seda. Instagramis video 24 tunniga saavad idud valmis ja need pisikesed sellised asjad, mida te lisate iga päev enda taldrikusse, et see aitab nagu hästi palju seda hoida. Ja energia puhul ongi see, et see veresuhkrut tasakaalustav toitumine on see, mis mõjutab meie energiat nagu kõige rohkem lisaks unele või selle üleüldisele meie
heaolule, et me pööraksime rõhku sellele, et mis on see toidu tasakaal. Üks nipp on ka veel see, et kui sul ongi näiteks selline tunne, et sa tahad midagi head või midagi magusat, ära söö mitte kunagi näiteks šokolaadi või kommi tühjale kõhule. Sa võid kommi süüa, aga söö see pärast toidu korda, et siis esiteks sa ei söö seda kommi üle, sa ei võta 10 kommi, vaid sa võtadki päriselt 1-2 kommi, kui sul on kõht on eelnevalt tasakaalus toitu täis, kõht on täis, siis sa võtad selle ühe kommi lihtsalt näiteks korraks tahad seda magusat maitset tunda ja see on täiesti okei, aga võta see komm siis, kui sul on varem näiteks natuke köögivilju söönud, mingit valku või tasakaalus toidukord on varasemalt söödud, siis see ei mõjuta sinu veresuhkru taset selliselt. Näiteks õuna või puuvilju ka ärge sööge tühjale kõhule niimoodi, et sa ei ole 4-5 tundi vahepeal söönud ja siis sa haarad kähku endale ühe banaani või õuna, siis see teeb sind veel rohkem näljasemaks ja tekitab isusid rohkem juurde. Et võta pigem näiteks mingit rasva või valku, juustu või mis iganes see on, või pähkleid nii eelistatuvalt. Aitäh sulle, Heiti. Nii ägedad nõuanded olid. Mitte midagi ei pea keelama, aga tee kõike sihukest, mis on natuke patune pärast seda, kui sa oled söönud korralikult. Aitäh sulle, Heiti. Ja, aitäh Õnnela ja aitäh armsad naised, et loodan, et te hoiate nüüd enda energiat, teie energia produktiivsus on väga oluline, sest meist koolitajad aitate meid kui koolitajaid väga palju sellega, et hästi ägedat asja ajate ja teie selline kommuun on hästi toetav ja kusjuures Liina on ka, ma olen Liinaga tegelikult endise assistendikooli eestvedajaga, ma olen varasem tuttav ja Liina ka kusjuures vaadanud lähemalt sinna 8 nädala sisse, et talle ka väga meeldis. Aitäh sulle ja nägemiseni. Kuskil veel kindlasti. Tšau.